tere, ilusat reede hommikut kõigile. Nii põnev teema meil täna, mina pilt. Kati tuleb ka kohe, ma usun, siin mulle siia kõrvale ja külas ongi meil siis Kati Torim, kes on muutuste autor ja Minapildi Restardi metoodika looja ja kuidas sa siis inimesi aitad läbi selle Minapildi Restardi? Mina isiklikult, ma lihtsalt ütlen kogemuse mõttes juba ära, et mina olen ka sinu koolitusel ja mis mulle väga meeldib, on see Minapildi Restardi juures selles koolitusel, kus mina osalen, et see on nii lihtne, see on tehtav, et kui varem on olnud mingisugused koolitused, mis ma ei tea, tegelevad mingi toitumisega, mingi muu asjaga, siis seal antakse nagu kuidagi nii palju ette teha ja siis ma ei suuda seda ära teostada, sellepärast et lihtsalt elu segab kogu aeg vahele. Aga needsamad harjutused, mida sina oled andnud mulle, neid ma peaaegu iga hommik olen teinud ja neid on Oi kui päriselt tubli, aidanud. Ja, tere, hästi-hästi tore, sina oled Keha Restardis on ju jah, keha ja, restardis. Mhm. ja tegelikult see minapildi mudel ongi 12 sammu ja see ongi muutus, see ongi, millest koosneb muutus ja erinevad valdkonnad tahavad erinevaid harjutusi sinna sisse on ju, et ei ole niimoodi, et ühe ühe piitsaga lööme kõik valdkonnad, et keha restardis on siis üks lähenemine, töö restardis on teine lähenemine. Aga ega see muutuste protsess ju ei muutu, on ju, et me paneme eesmärgi ja me tahame jõuda siis kindlusesse ehk siis selle uue mina juurde ja seda ma siis aitangi teha hästi pikalt juba. Ja jah, ja selles mõttes, et see minapildi restart on ka ju, ta ei ole ju ainult minu kokku pandud, mis ta oli aastal 2019, 2020 on ju, et Covidi esimese lainega inimesed olid siuksed, jäid koju, hakkas juhtuma mingisuguseid noh, ma ei tea, mingid töökohad muutusid ja lõpuks jäid oma perega koju ja siis kellelgi ju ei ole tänapäeva maailmas aega üksteisele otsa vaadata. Ja siis Covid kuidagi surus meid kodudesse ja siis me elasime rohkem nagu, kui me oleme harjunud seda avalikku elu elama, siis me läksime privaatsesse elusse ja siis õhtul enne magamaminekut olime selle salajase minaga ja mõtlesin, mida ma teen. ja siis kuidagi kogunes mu ümber tol suvel 1500 inimest ja siis see minapildi muutuste programm sai selle nii-öelda siis luustiku. Mhm. jah. Miks see teema sinu enda jaoks isiklikult nii oluline on? Ma arvan, et sellepärast, et ma ei tea mitte ühtegi äh, ma ei tea mitte ühtegi teist asja, mis meid nii palju takistaks inimesena kui meie ise, kui meie minapilt ja need nii-öelda vana data pealt, mis on siis kogunenud korduvalt kogu aeg samad otsused, on ju, et me elu jooksul õpime mingisugused asjad selgeks, mingid mustrid, mingid reaktsioonid, emotsioonid, tekib hästi palju traumat kehasse, on ju, ja siis sa lõpuks ei teegi enam vahet, et mis see trauma on ja mis see tõde on ja siis kuidagi jõuad mingisugusesse punkti, kus justkui kogu aeg räägid, et tahaks muutuda, inspireerud, vaatad mingi motivatsioonikõnelusi, mõtled, et ma tahan ka ja siis mingil hetkel jääd ikkagi seisma või ei tee ära seda muutust ja ma näen seda oma töös, sest ma olen seda nii palju teinud aastal 2011, siis kui ma koolituskodu avasin, tegin ma esimese mõttemustrite murdmise koolituse ja siis vaata, teed esimesed coach'i paberid ära ja siis mõtled, et hakkad rokkima, onju. Siis ma jätsin muidugi pooleli selle, hakkasin edasi õppima. aga juba siis ma sain, minuni jõudis see Maxwell Maltzi kogu see 1960 ta selle minapildi avastas, on ju, et kuidas tegelikult see identiteedi teadlik muutmine ongi see võti meie ja meie unistuste vahel. ja noh, ma ei tea, ma olen seda nii palju ja igatpidi uurinud ja õppinud, et ma arvan, et see ongi lahendus. ma arvan, et minapildi muutmine ongi enesearengu põhipoint, et sellepärast ma seda teengi. Mhm. Millistest etappidest see minapildi muutmine koosneb ja hullult tahaks küsida, et kaua see aega võtab, et tahaks, et 3 päevaga saaks korda, aga tegelikult. ei no tegelikult saab ju nipsuga ka, on ju, et selles mõttes, et noh, inimesed kuidagi arvavadki, et need muutused võtavad
noh, öeldakse 21 päeva, 60 päeva, 90 päeva ja nii edasi. Ja kui te mõtlete praegu, et miks mul sihuke imelik hääl on, siis ma olen natukene haige, mul on palavik, mul on köha, mul on tegelikult naiselikum hääl. et lihtsalt vaheremark siia. Süstemaatiline muutus minu programmis, ta on kirjutatud 3 kuu peale, sellepärast et see 1500 osalejat tegid oma muutused ära 3 kuuga. ja, ja tegelikult tänases kaootilises maailmas on hea anda natukene aega mingitel muutustel ja mõtetel settida. minu programm Framework on siis 12 osa eesmärgist kindluseni ja iga osa aitab siis ennetada ühte sammu või ühte takistust, mis muutuste teel ette tuleb. Aga minapildi muutus võib olla ka selles mõttes nagu nipsuga, miks ma seda ütlen, on see, et inimesed unustavad ära, kui võimekas see masin siin on, et me võtame endale igasuguseid masinaid ja tööriistu ja asju appi ja me unustame ära, kui võimekas meie see bioloogiline masin on ju, ja siis natukene niisugust kosmoseteadmist sinna juurde. et ja äris räägitakse hästi palju, et oo, mõtle kastist välja, on ju, nagu think outside of the box. mina arvan, et sel hetkel, kui inimene astub iseenda kastist välja ja hakkab sellele kastile peale vaatama, hinnangute vabalt, emotsioonide vabalt, trauma vabalt, siis see muutus võib olla ka ühe päevaga see, et sest kogu see teadliku muutuse point ongi see, et ma vaatan asjale peale ja, ja ma näen suuremat pilti, on ju, et ma näen, mis asjad seal on, mis mind takistavad. ja see on täpselt nagu nende meemidega, mis internetis ringi jooksevad, et once you see it, you cannot unsee it. ja see on kogu psühholoogia point on ka, et miks vahepeal on nii, et kui sa lähed psühholoogi juurde, sa võid leida sealt mingi, issand, kas ma niimoodi olengi elanud terve elu ja sa saad nagu seda hästi kiiresti muuta. miks? Sest sa näed sellele asjale peale vaatlejana. ehk siis tegelikult me saame ka ruttu muudatusi teha. väga lootustandev. on jah, Aga kui palju mõjutab minapilt seda äritegevust ja ettevõtlust sinu hinnangul? hästi palju. Miks? see on sellepärast, et me oleme ka ma mõtlesin, ma olen nagu mõelnud selle peale, et kõik siuksed asjad, noh näiteks kui ma ütleks praegu, et korraliku hoolitsetud välimusega inimene saab 50% suurema tõenäosusega tehingu tehtud või läbirääkimised peetud, siis see on tõde. aga meil on ühiskonnas levinud mingisugune, kuidas ma nüüd ütlen seda, et see oleks, tegelikult me vist ei pea olema enam poliitiliselt korrektsed, et sõnavabadus on nii hulluks läinud maailmas, et see kõlab kuidagi nagu pealiskaudselt, umbes, et mingi välimus ja asjad ja nii edasi, on ju, aga see on tõde. miks? sellepärast, et kui teisel inimesel on vastas sirge rühiga, hoolitsetud välimusega, rahuliku kehakeelega, selge diktsiooniga inimene, kes selgitab enesekindlalt, ta on endale selgeks teinud, mida ta teeb ja miks ta teeb, siis ta peegeldab sellele inimesele, kes tema vastas on, kes teeb otsust, enesekindlat, usaldusväärset inimest, kes teab, millest ta räägib, ja mina näen teda ja mina saan sealt enesekindlust aina juurde ja meil moodustub mingisugune üksteise vastu mingi äriline austus ja sealt sünnivad koostööd. Versus see, kui ma olen näiteks saanud eelmisel päeval, ma selgitan lahti ka selle, eelmisel päeval oma tootele või teenusele olen saanud näiteks mega halva tagasiside ja ma pean järgmisel päeval sellest tootest teenusest rääkima järgmisele inimesele. ja kui ma nüüd olen selle tagasiside kleepinud enda identiteedi külge,
enda minapildi külge. mitte see, et see on minu töö, minu toode, vaid mis me teeme, on see, et me kleebime negatiivse kriitika iseenda mina külge. ja tee, mis sa tahad, sa ei võta seda enesekindlust sealt välja, sa ei teeskle ära seda enesekindlust. aga kui me võtaksime selle negatiivse kriitika, jälle, mul on siin tikutops, on ju, depo on ju kast ja mina, me oleme siin ja kui ma tõstan ennast sellest kastist välja ja ma panen selle tagasisidet ja kriitikad ja kõik asjad, mis ma äriliselt tagasi saan, ma panen sinna kasti ja ma vaatan sellele kastile peale ja ma annan vaatleja hinnangu, et kuidas ma saan selle muuta transformatsiooniks, mida ma saan sellega teha, kas see on legit tagasiside või see on lihtsalt mingi Facebooki heiter kuskilt tagant, metsade tagant, on ju. ja kui ma seda ei tee, kui ma sealt kastist välja ei lähe, siis ma automaatselt kleebin selle ka oma sellele privaatsele ja salajasele minale külge, olgugi et see on tegelikult minu avalik profiil. ja siis tekib segadus, siis me võtame selle kõik enda sisse ja siis meil on hästi palju ebakindlaid ettevõtjaid, kes mõtlevad, et issand, need asjad ikka ei toimi ja nii edasi ja nii edasi. ja mis veel juhtub äriliselt, mida mina olen oma töös hästi palju näinud, on see, et noh, a la, ma ei tea, võtame ülilistse näite, Facebooki reklaamid ei toimi, on ju. ja no lihtsalt ei tööta. ja kohe hakatakse mõtlema selle peale, et järelikult on midagi tootel viga, järelikult on midagi teenusel viga ja nii edasi ja nii edasi, järelikult on midagi minul viga, no siis ma ei tea, kas ma üldse teen, äkki ma lähen palgatööle tagasi ja siis hakkab nagu mingisugune kummaline jutt ketrama, olles seal boksis. aga nüüd, kui sa tõstad ennast sealt boksist välja, sa vaatad sinna peale ja ütled, kuule, äkki peaks selle pealkirja selgemaks tegema, äkki peaks panema reklaamisõnumi probleemlahendus, äkki peaks rohkem kliendiga rääkima, äkki peaks üle vaatama sõnastuse. sest täna nagu põhiprobleem äris on see, et kõik tahavad sõnastada, 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 et tähenduseni nagu ei jõua, nagu tähenduseni jõuavad väga vähesed, on ju. ja selle asemel, et kriitiliselt peale vaadata, et mis mu töös, tootes, teenuses valesti on, me võtame selle tagasiside ja kleebime oma identiteedile külge ja siis oleme segaduses ja mõtleme, et me ei ole üldse vajalikud. et noh, nii see on ju, ja tegelikult see on ka ühe klikiga lahendatav. miks ma ütlesin ennem, et muutused on tegelikult lihtsad, on see, et astu välja sealt ja lahusta ära oma profiilid. enesearengus õpetatakse hästi palju, et ära kanna maske. vastupidi, igal inimesel peaks olema 3 maski, on ju. peaks olema avalik mask, avalik mina, privaatne mina, kuidas ta on oma sugulaste, sõprade, ma ei tea, lähedastega, ja salajane mina, see on see mina, kes istub seal voodiserva peal üksipäini õhtul ja tema saab kõige rohkem kannatada alati privaatsest tagasisidest ja avalikust. ja me kleebime kõik selle tagasiside sellele salajasele minale külge ja siis see vaene identiteet, see vaene minapilt peab selle kõigega hakkama saama. aga kui me sealt kastist välja astuksime ja saaksime aru, et tegelikult seda mängu juhib see salajane mina ehk siis seesama minu identiteet, on ju, siis läheks see elu palju-palju lihtsamaks. appi kui põnev. kuidas ma saan astuda välja nagu sellest karbist, kas sul on mingid head nipid, kuidas ma seda teha saan, kui ma tunnen, et ma olen ikkagi nii sisse mässitud sinna karbi sisse, et nagu ei tule kuidagi välja sealt? see on minapildi restardi programm. ei loe, kas ta on töö restart või sisemine vägi või keha restart. närvisüsteem on hästi, närvisüsteemi reguleerimine on hästi ühendav seal ja see on hästi tähtis, sellepärast et vaata, kui me oleme kogu aeg stressis, on ju, ja kogu aeg on see võitle või põgene või siis mõned inimesed on siis tardu, on ju, et kas me tahaks kõigile pasunasse panna või tahaks kogu aeg ära joosta, kõik asjad ära lõpetada või lihtsalt teki alla minna ja Netflixi vaadata ja elust mitte midagi enam teada saada. ja
ja stress ju tekib kiirusest, arusaamatusest, ärevusest, kogu aeg on midagi teha, kogu aeg on mingid mõtted ja hästi palju lisab see infomüra ka, et me tarbime hästi palju ja õpime hästi palju ja siis üks õpetab ühte ja teine õpetab teist ja siis lõpuks sa oled siuke wow! ja siis närvisüsteem ongi niisugune et noh, ta peaks rahulikult käima, onju. No selles mõttes, et nagu lõõm, siis ma kukun tagasi, siis ma lähen ja toimetan jälle, onju, siis ma panen valmis, siis ma lähen jälle lõõgastusse. aga mida me täna teeme, on see, et me arvame, et me ei saa kunagi stressist lahti, sellepärast me ise tekitame seda endale juurde. tuleme tööasjadest välja, läheme sotsiaalmeediasse, issand, tarbime edasi, kogu aeg mõtleme mingisuguseid mõtteid ja vaene aju on täpselt sihuke, mis ma nüüd tegema pean, mis ma nüüd tegema pean. ja, ja jälle taaskord, kui vähesed inimesed on teadlikud, miks mul ongi see teadliku mõtteviisi, teadlike muutuste juhtija või sihuke teadlik mõtteviis mulle meeldib, on see, et närvisüsteemi me saame reguleerida, kui me kasvõi anname 5 minutit oma uitnärvile päevas aega. noh, kui sa oled seal keha restardis, siis sa tead ka, on ju, et kasvõi need hingamised või kas annad natukene aega lihtsalt korraks rahusse tulla, et keha saaks aru, et aju saaks aru, et kuule, tegelikult on jumala chill, et pooled su probleemid on välja mõeldud, on ju. ja, ja see mantra, mis peas mängib, mul on kiire, mul on kiire, mul on kiire, mul on kiire. kui me nüüd korraks selle närvisüsteemi rahusse saame, ma ei tea, kõik, kes kuulavad, mine Youtube'i, pane vagus nervous system reset exercises, sa leiad sealt nii palju erinevaid harjutusi. tee 5 minutit, tee see harjutus ära, vali välja, mis sulle meeldib, istu oma töölaua taha, pane fookus näiteks, ma ei tea, sellele lillepotile, 30 sekundit, vaata lillepotti, vaata 30 sekundit mingit raamatut, vaata 30 sekundit mingit kummalist puujuurt, mis mul seal akna peal on, onju. ja sa automaatselt tunned hästi palju rahulikum. ja see ongi täpselt seesama moment, kus see salajane mina, see Marika, kes istub seal voodiserva peal, tuleb sellest privaatsest ja suhetest ja avalikust sellest boksist, ronib välja, istub oma rahus edasi ja vaatab tööasjadele peale, vaatab privaatsetele asjadele peale ja ma garanteerin sulle, et sul tuleb 10 täiesti unikaalset mõtet, mida sul seal boksis ei tuleks. ja ainukene asi, mis sa pead tegema, on see, et sa viid korraks närvisüsteemi rahusse, sa korraks selle mõtete voolu fokusseerid paika, hingad sisse-välja, teed selle teadliku otsuse, et selle asemel, et siin podiseda, ärme maske kanna, oleme kõik üks, onju, jätad selle seisma, astud välja ja vaatad, kuule, aga äkki ma ei peagi seda, äkki need ma saan ai tööriistadele anda, äkki ma saan selle anda, äkki ma saan seda teha, äkki ma ei pea kõikide sugulaste sünnipäevadele minema, äkki ma saan hoopis jooksma minna selle asemel. ja see ongi tegelikult täpselt nii lihtne ongi. Väga lahe. Räägime ei usu natuke mind, jah? Usud, jah? usun ja selles mõttes, et mul on lihtsalt võib-olla nagu orgaaniliselt tulnud neid hetki, aga see lihtsalt julgustab mind, et ma pean tegelikult teadlikumalt neid hetki võtma nagu, et ja tõesti väga kihvt. aga räägiks natuke identiteedist veel ja ettevõtlusest. et kui tihedalt on seotud, et kui inimesed alustavad ettevõtlusega, siis tavaliselt nad alustavad, on ju, lahendama mingit oma probleemi või mingi oma südamelähedane teema või midagi nagu. mitte alati. tänapäeval on see trend ka vaata, et selles mõttes, et ma lihtsalt segasin vahele, palun vabandust, aga mina ei usu enam sellesse, et ettevõtlusega alustatakse ainult südamelähedaste teemadega või kriis ajab. näiteks siis, kui mina Pildi Restardi asja hakkasime kokku kirjutama, siis tegelikult muutusesse ja ettevõtlusesse ajas kriis. ja on ju, et sul jäävad töökohad jäävad ära, nii edasi, asjad pannakse kinni. inimestel ei olnud absoluutselt mitte mingit tahtmist ettevõtlusega alustada, aga sul ei ole mitte kusagile minna. ja täna me oleme jälle sellesama kriisi lävel, on ju. et noh, südameasjad on hästi toredad, mulle meeldivad, mul on ka minapilt ja kogu see läbipõlemise ennetamine, mis ma teen,
läbi minapildi ja mõtteviisi ja ai tööriistade. See on minu kirg ja missioon, aga välisturul ma teen ka päris tööd selles mõttes, et ma teen ka hospitality ja ai ja istun ja ehitan äppe ja istun nagu teen hoopis teisi asju, see ei ole mulle tohutult südamelähedane, vaid see on kriisi vastus, sellepärast et ma tean, et maailm muutub 2026 juba tegelikult juba 2025 see töökohtade kadumine ja automatiseerimine ja see, et me kõik peame ennast innoveerima ai tööriistadega, et me peame hakkama, inimene peab hakkama ennast mitte kasutama neid ai tööriistu, vaid optimeerima ennast läbi ai, on ju, et see on uue ajastu inimene. Ja siin ei ole selle südamelähedusega mitte midagi pistmist enam, vaid me oleme kriisis. Ja kui sa kriisist pead alustama, on sul edumaa versus see on kahe otsaga asi, on ju, et kui sa teed midagi südamelähedast, see on armas, see on tore, see on äge ja sul on see teekonna motivatsioon, sul on dopamiin bioloogiliselt olemas, sellepärast et julgus sünnib südames, on ju, et julgus ehk siis seesama dopamiin, ma lähen läbi, mul on tegutsemise tahe, ma tahan teha seda. Aga mis seal ette jääb, on see, et seal jäävad ette need piiravad uskumused, et mis mina ja kuidas mina ja ma ei oska. Ja ma näen oma töös ka, kui ma teen grupi coaching uid näiteks, kasvõi täna selles töörestardis ma näen ka, et maailma kõige ägedamad inimesed nagu üli särtsakad ja tahavad oma asja teha. Aga sein tuleb siis, kui ma ütlen, et aga nüüd me hakkame kõiki neid töösüsteeme tegema ai tööriistade läbi. Me teeme selle, sest mina ei õpeta teile vana maailma enam, sest te olete kasutada aastal 2028. Ja siis tuleb see sein ette, sellepärast et mul ei ole teadmisi ja ma ei usu, et ma võiksin neid teadmisi enam saada. Aga nüüd, kui sa lähed kriisis muutusesse, kui sa lähed kriisis ettevõtlusesse, siis sul on nälg, siis sul on hirm, siis sul on kõik see kortisol ja see tuleb ja adrenaliin ja asjad. Aga see siis põletab sind nagu hästi palju kiiremini läbi, sellepärast sa pead väliskeskkonnas kogu aeg dopamiini peale saama. Ja siis hakkab see tunnustuse janu ja nii edasi, kuni esimeste kriitikanoolteni ja siis sa hakkad kahtlema endas. Ehk siis kahe otsaga asi, aga mõlemat viisi, et kas me satume muutusesse läbi kriisi või me lähme läbi südame, siis erinevad väljakutsed, aga natukene nagu samad, on ju, et see sisemine sein tuleb ikkagi ette. Ülihea, mis sa rääkisid ja kas ma mõtlen selle identiteedi osas, et nagu sa rääkisid praegu 3 maskist, on ju, mis on loomulik, et meil võiks olla, et on see avalik mina, on peremina ja siis on, ütleme, see sisemine mina. Aga nüüd ettevõtluse osas ka, et toome kõige rängema näite, et inimene läheb pankrotti ja teeb enesetapu. Et kuidas nagu on nende ettevõtlusega ja selle identiteediga, et kas ma pean nagu ennast, ma ei oska sõnastada seda küsimust, aga võib-olla sa saad aru, mis ma mõtlen. Ma võib-olla keeraks selle enesetapu plaani praegu nagu pea peale, et võtaks mingi kergema näite, sellepärast et seda siin niimoodi 10 minutiga ära lõpetada on üsna raske. Aga võtame näiteks, ma võtan iseenda näite, ma ütlen sulle ausalt ära, et meil on näiteks olnud 2 aastat väga-väga raske aeg, on ju, et tuli poja raske haigus, tütar on koduõppel, nii edasi ja me pidime Eestis tegelikult eelmisel aastal, me pidime ära kolima poja taastumise pärast, on ju, mis tähendab seda, et meil jäi Eesti turg lohisema, me hakkasime Portugali turul ennast sisse sööma portugali keeles, nii edasi. Ja siis ei olnud ai üldse veel nii kaugel, kui ta praegu on ju 1,5 aastat tagasi, siis me investeerisime sisse kogu oma kõik, mis laiali vedeles, on ju, investeerisime enda arendusse, softi arendusse, sellest me jäime ilma, sellepärast et järgmisel hommikul põhimõtteliselt, kui me juba hakkasime seal uusi investoreid peale saama, tuli DeepSeek, on ju, ja nii edasi, on ju. Ja see oli meile oli ka karm õppetund ja me senimaani ju õpetame ennast ka ettevõtluses ümber, et nagu, et sa nagu ei torma enam mitte kuskile, sa pigem ehitad oma keha restardi äpid ja asjad valmis lavapõlliga, on ju, et sa õpid nagu sellised tööriistad selgeks, nii edasi, on ju.
et sa hakkad neid riske hindama, kui sa oled jäänud, sul on mega raske olnud, sul on peres, sul on privaatses elus raske olnud, see salajane mina kannatab niikuinii emana, on ju, profisportlane, korraga on karjäär läbi ja hoopis teised asjad ja nii edasi, on ju. Ja avalik mina on ka veel segaduses, sellepärast et no mida sa teed, on ju, et noh, sa pead ju testima igale poole sisse saama ja nii edasi, välisturule minemine on väga-väga keeruline väiksele eestlasele, on ju. pluss sa jääd oma kõikidest investeeringutest ilma. see on ka paras pauk, on ju, selles mõttes ta on nagu täielik kaos ja kas sa tahad mind uskuda või sa ei taha mind uskuda, aga seesama asi toimis meie puhul täpselt, minu puhul täpselt samamoodi. sa astud sellest kaosest välja, sa võtad selle salajase mina, sa küsid ta käest, mis on need asjad. täna saad juba ai käest küsida, on ju, et noh, paned sisse ja peegelda mind, on ju. et mis on need asjad, mis on minu tugevused, mis meid praegu sellest asjast välja viivad, mis meid tõstavad sellest asjast välja. teeme plaani ja sa küsid selle päris mina käest, selle salajase mina käest, kes teab, istub seal üksinda seal voodiserva peal, on ju, ja vaatleb kogu seda asja. viskad suurele seinale kõik asjad. hakkad vaatama, nii, selle saaks siit ära lahendada, selle saaks selle, no teeme siis selle, toome siis selle uuesti välja, läheme sealtkaudu. aga kui sa oled selles, no see sinu näide, mis sa tõid, ilmselt ta ei astunud sealt mitte kunagi välja ja ta oli nii moondunud ja tal oli nagu igast maskist oli mingisugune osa ja ta ei teadnud enam, kuidas ta kellega suhtleb, kas ta suhtleb avaliku maskiga lastega, kas ta suhtleb, ma ei tea, salajase maskiga läheb koosolekule ja plahvatab ja kukub kokku ja hakkab eraasjadest rääkima ja nii edasi ja nii edasi. et see läheb nagu nii kaosesse, et sa lõpuks ei oska ennast sealt välja kaevata. ja siis ongi seesama asi, et kas sa lööd käega, kas sa lähed pankrotti, kas sa ei tõuse enam mitte kunagi, on ju, kas sa jääd haigeks, kas elu õpetab sind ise. sest ega lõppkokkuvõttes väga paljudel ettevõtjatel on see faas täna. Inglise keeles on hästi hea väljend, on see there is no turning back. nagu meil ei ole enam kuskile tagasi minna. majandus on pekkis, turud kukuvad kokku, ai võtab töö ära, nii edasi, on ju. me saame ainult edasi minna ja edasi minnes me saame ainult oma närvisüsteemi reguleerida, me saame korralikult oma maskid paika panna, me saame avalikku elu tööle jätta. no ma ei tea, kui sa oled ettevõtja, on ju, sa saad arvuti tagant püsti tõusta. väga hea harjutus on vaimne garderoob. tõused arvuti tagant püsti, on ju, võtad vaimsest garderoobist klounikostüümi, lähed laste juurde, küsid, kuidas koolis läks, on ju, häälestad ennast hästi kiiresti ümber. õhtul lähed mehe juurde, paned seal mingi Amazoni kostüümi selga, on ju, hello honey, on ju, noh, mängid ajuga nii palju, et sa saaksid nagu vahetada oma state of mind'e ja there is no turning back, me ei saa ja meie situatsioon oli sama, et ja lõppude lõpuks on see, et alla jõuab ju anda alati, on ju. et mina arvan, et kui me saame aru, et see kastist välja astumine on üks asi ja kogu see tagasiside ka, on ju, et tegelikult ka see software'iga põrumine oli meile tagasiside ja mina saan ise otsustada, et kas see tagasiside on minu trauma või transformatsioon ja meie otsustasime, et see on transformatsioon. ja täna õppisime hambad ristis omal need lavabellid ja asjad selgeks ja noh, võtsime meeskonna maha ja pusimegi kahekesi ja teeme ja tõuseme jälle, on ju, et senikaua, kuni meil on see lugu peas, kui me laseme ajul luua sellest 3 maskist mingisuguse häguse narratiivi, et me ei saa ise ka aru enam, kes ma olen, siis me väldime riske või vastupidi, me tormame pea ees riskidesse, oleneb, kes meid juhib. et kui meid juhib meie avalik mina, siis kannatab pere. kui meid juhib meie privaatne mina, siis kannatab avalik profiil, sest sa ei ole tugev, sa ei ole nagu konkreetne. kui meid juhib ainult salajane mina, siis sa oled nii haavatav kogu aeg ja sa kleebid kogu selle ebaõnnestumise endale külge. nii et
minu see lõppsõnum, ma arvan, või üldse nagu aastalõpu sõnum inimestele on see, et aastal 2026 olge rohkem skisofreenilised, on ju, et kasutage oma 3 maski ära ja tehke vahet, kus te neid kasutate ja ärge kasutage oma avalikku profiili oma meeste või naiste või laste või tuttavate peal. ja no Eestis kasutatakse seda privaatses elus, seda avalikku profiili nii palju nagu ma ei taha nagu Tauner Täbi olla või mis see väljend on, aga sihuke, mis sa teed ja mis ettevõtlusega sa tegeled ja kogu aeg räägitakse tööst, nagu saad inimestega kokku ja siis oled sihuke, ja tahaks mingi tulnukatest rääkida ja kosmosest ja mingi, ma ei tea, kabaalast ja šamaanidest. et hästi tihti tehakse see avalik profiil ka selle privaatse profiili osaks. ja see on ka tegelikult kiirtee läbipõlemisse, sest siis sa ei tee ka nagu enam vahet, et kes sa oled. mega ma hea. jäpan nüüd sulle siin natukene, aga ei, see lihtsalt ongi, ma vaatan, et meil vaatajad on ka kuidagi vaiksed, sellepärast et nad kõik seedivad ja mõtlevad siin kõige selle üle, mis sa rääkisid. ja kuna aeg ongi tegelikult sealmaal, et me peame otsad kokku tõmbama, siis ma teeks üle üleskutse sulle, kui sa tulid siia praegu kuulama, see ei ole ilmaasjata, et sa tulid praegu sellel hetkel siia kuulama. sul oli seda järelikult vaja. et palun kirjuta siia kommentaarina, mida sa siit kaasa võtad, mida Kati sulle praegu rääkis, mis on see, mida sina kaasa võtad oma elu jaoks. Ja tegelikult see, kui sa seda siia kommentaarid, siis see aitab teisi ka, kes tulevad siia järelvaatama, kes võib-olla vaatavad natukene hiljem seda ja aitab neid ka, nii et ole palun hea ja anna tänutäheks selle eest, mis Kati sulle rääkis, siia üks kommentaar, kirjuta, mis sa siit kaasa võtad enda elu jaoks ja mina igal juhul väga tänan, Kati, sind nende mõtlema panemate mõtete eest, et ja mina tahan sulle öelda veel seda, et ma annan Koduse Töö kuulajatele ahah, 72-tunnine minapildi identiteedi restart. kirjutad ülesse kuidas sa näed, kui sul pole ühtegi sisemist takistust, milline on su elu 3 aasta pärast, kirjutad kirja endale, väikse mingi paberilipaka peale, lipiku peale, vabandust, paberilipiku peale ja paned selle ära ja nädala aja pärast loed seda üle ja kord nädalas võtad endale 10 minutit sellel ajal, kui sa seda kirja loed, kehaliselt tunda, et sa oled juba seal, sa elad juba seal, mis seal kirjas, sa teed kõiki neid asju, aga sa pead, kogu see võti on see, et sa kehaliselt tunned seda, sa hakkad ajule vaikselt andma signaali, et ma olen sellega harjunud, see on okei, see võib minuni tulla. ja mis juhtub, on see, et aju selektiivne filter hakkab laienema ja sa hakkad nägema neid võimalusi. ja teine asi on see, et kõik, kes siia nüüd kommenteerivad aja jooksul, ma ei tea, mis aja jooksul, aga ma annan teile siis jõuluks, kingin ühele kommentaatorile oma raamatu ka, nii et ma ei tea, kui see on lubatud, Marika, appi kui äge, siis, et muidugi. siis, et siis Ja andke tuld. ja väga kihvt. Ülle ütleb, et 3 maski võtab kaasa. Katrin ütleb teadliku rahunemise 30 sekundi nipp arvuti juures. Jaanika ütleb 3 maski olulisus ja julgus tuleb südamest. no väga äge. ja siit ja Külli ütleb veel, et mina proovin teadlikult rollivahetust, nii et ma usun, et need kommentaarid siin jätkuvad. Igal juhul super, suur tänu sulle, Kati, ja mis siis ikka, tõmbame otsad kokku ja näeme siis uuesti järgmisel reedel teistega. aga Kati, sulle siis head tervist ja paranemist kiiret sulle praegu. aitäh, aitäh, olge tublid kõik. tšau. tšau.